Kas tõesti juhivad meie elu planeedil numbrid ning tarokaardid? Oi, ja see tuleb kole. Kas Eesti parimad ennustajad, astroloogid ja kaardidaamid suutsid kõike seda, mis 2020. aastal toimus, ette näha? Erisaates Mida tegelikult tõi 2020 võetakse luubi alla kõik 2019. aasta lõpus välja hõigatud ennustused selleks aastaks. Kanal 2 kolmapäeval kell 20. Ma ei näe, et see aasta tal oleks nii hea nagu see. No kurja, ju siis tuleb teha mul 2 videod. Ma lootsin, et saan piirduda vaid ühe tuleviku videoga, see TV3 omaga. Aga mõni päev pärast minu Mida tegelikult tõi aasta 2020 videod, avastasin, et Kanal 2 teeb oma enda saate, nimega Mida tegelikult tõi 2020. Väga sarnane nimi, ainult sõnade järjekord on natuke erinev. Vaatame kiiresti ka kirjelduse üle. Möödus emotsionaalne aasta, avameelne filtrita, tagasivaade ennustustele, mida need inimesed tegid, möödus aasta algus 12 kuuks tegid. Kas läks nii, nagu ennustati, või selgelt nägijad hoopis põrusid? Jah. Kui ma seda esimest korda lugesin, tekkis natuke kõletunne. Kanal 2 teeb täpselt seda, mida mina, lihtsalt arvatavasti paremini. Minu 40-minutiline video oli ilma asjata. Kuid siis ma vaatasin, kui pikk see saade on. Pool tundi koos reklaamidega ja mu usk sellesse saatesse kukkus nagu kivi. Aga läheneme avatud südamega ja vaatame ausalt, kui palju minu ja Kanal 2 järeldus meie selgelt nägijate, ennustajate ja vabamõtlejate ennustustest erinevad. Ma kohe alguses vabandan, aga mul tuli see saade läbi Elisa TV arvutisse salvestada. Ma keeldun Kanal 2-le maksmast. Elisa on väga tore, kuid mul ta jubedalt puhverdas vaesekene. Kuid peale selle väikse detaili oli seda saadet kõvasti lihtsam jälgida kui eelmist. Isiklikku mõla oli vähem ja räägiti rohkem asjast. Struktuur oli muidugi sigri-migri segamini teemade metoditega. Kuid midagi ei ole parata. Mina jätkan siin videos sama struktuuri nagu esimene kordki. Vaatame ükshaaval kõik meetodid üle ja alustame zoroastrismist ja numeroloogiast. Selles saates lisati nii mõnelegi ennustusele lisakaadrid, mida ma polnud varem näinud. Need polnud tagantjärgi filmitud, see on selge. Kõik siin saates on aasta tagasi filmitud. Aga lihtsalt esimesse ei mahtunud. Ma seda ette ei heida. Ikka juhtub ja see pole pahatahtlik. Kuid zoroastrismi ja numeroloogia osas korratakse pea sõna-sõnalt sama teksti. Nagu me mäletame, siis Kai Tamm ennustas suuri võimalusi kinnisvaras ja investeerimises. Ainus, mis lisati, oli paar täpsustavat lauset, et tuleb olla tark oma plaanidega. Siin on kõike tuleb võtta analüüsida, võtta mõistusega, kõike klassifitseerida, detailidesse laskuda, kõike tuleb väga täpselt teha. Mis minu meelest mitte midagi ei lisa, alati tuleb olla tark oma investeeringutega ja seda iga aasta. Uhket lisati ka jutt armastusest. Ja ta on väga püsiv aasta, seepärast on see ka hea, et püsivateks abielusuheteks, et pinnapealsed suhted sellesse aastasse ei sobi, et sellisteks püsivateks suheteks. See informatsioon oli ka eelmises saates, kuid ma otsustasin selle enda videost välja jätta, kuna mida ma selle infoga peale hakkan. See polnud ennustus, seda ei saa tõestada, aga Kanal 2 meelest on see millegi pärast tähtis ja tuleb tähelepanu sellele pöörata. Minu algne hinne oli 0.5. See tuli sellest, et äril ei olnud hea aasta. Tehinguid ei tehtud, raha sisse ei tulnud, kinnisvara hinnad ei kukkunud, tehinguid tehti väga vähe ja ükskõik kui targalt sama plaane pead, siis sa ei saa majandusjõudude vastu hakata. Nii lihtne see ongi. Kuid vaatame, kas Kanal 2 jõudis samale järeldusele. Kui kinnisvarast
ja kaugele ulatuvatest plaanidest rääkida, siis oli 2020. aasta tõesti huvitav. Need, kellel rohkem pappi oli, hõõrusid käsi ning ootasid odavate hotellide ja muude majutusasutuste saabumist turule. Ka väga paljud koroonakarantiinis istuvad inimesed pühendasid oma elu kinnisvarale ja hakkasid suurest igavusest oma eluruumides remonti tegema. Võib-olla oli põhjus selles, et ainukesed poed, mis avatud olidki ehituspoed. Ossa raks, siit küll head nahka ei tulnud. Kõigepealt ta ei öelnud, et tuleb huvitav aasta, vaid et tuleb hea aasta. See aasta äriks on hea, muudatuste tegemiseks on hea aasta, väga hea on tegeleda kinnisvaraga, võtta kasutusele uusi maid, teha suuri ja kaugele ulatuvaid plaane. Ja nagu ma eelmises videos ütlesin, siis ei tulnud hea aasta. Eliit muidugi suudab alati võimalustest kinni haarata, aga eliit ei ole enamus inimesi. Rohkem inimesi kannatas nende hotellide ja poodi müüki minekust, kui võitis. Otsi mõni neist kaotajatest ülesse, kes võttis laenu, kel pole enam sissetulekut, ütle talle, et tegelikult oli hea aasta, kuna Kruda sai endale ühe maja osta. Häbi teil olgu! Ma proovisin vaadata, kas see väide, mille te õhku viskasite, et inimesed istusid kodus ja hakkasid kohe remontima, vastab tõele. Ma ei tea. 2020. aasta remondiindeksit ma ei leidnud, aga see on varem olnud otseselt ostuindeksiga seotud. Seega ma julgen väita, et nad langesid ka see aasta koos. Aga ma juhiks ühele asjale tähelepanu. Remont vajab tõesti aega. Kuid see vajab ka raha ja kindlust. Ning minu meelest on viimasest 2 see aasta puudust. Või mis? Ma siiralt kahtlen, et korteri omanikud oma viimaste säästude eest hakkasid tapeeti ja kipsplaati, oot. Me saame seda kohe kontrollida käive järgi. No nii, vaatame käiveid siis. Kaarauta käive, kukkus see aasta. Estbaki käive, stabiilne. Bauhausi käive, stabiilne. Andke andeks, aga inimesed ilmselgelt ei ostnud rohkem remondimaterjali. Minu algne hinne jääb selle punkti osas püsima. 0 punkti. Ja viimaks see armastuse punkt. Kanal 2 tõstis selle korraks ülesse ja siis ei toonud statistika, vaid 2 näidet. Ta tõi näiteks Birgitta Susanna Hundi ja Henrik Sal-Salleri. Üks, kes pole kunagi stabiilses suhtes olnud ja üks, kes peale 16 aastat lahku läks. Kuidas need 2 näidet midagi tõestavad? 2020 ei toimu pinnapealsed suhted. No, olgu pealegi siis. Ütleme Sal-Sallerile, et järgmine kord ärge olgu nii pinnapealne. Äkki püsib rohkem abielus kui 16 aastat. No, püha jumal, milline loogika. Ma tahan muuta oma hinnet. Mitte 5 punkti 5 ega ohtlik 5, aga piinlik 5. Alustame siinmaal jälle inimestest. Ma oma esimeses videos jätsin selle osa jälle välja, kuna see tundus mõttetu. See polnud ennustus, see oli iseloomustus ja need mind ei huvitanud. Aga Kanal 2 leiab, et see on tähtis ja tõestab midagi, seega kuulame, mis Donald Trumpi kohta öeldi. Kõikide märkide järgi Trump jääb vastu. Vaatamata survele ja rünnakutele, ta on koera-aastal sündinud ja kõik see viitab sellele, et ta saab hakkama. Koera elemendis inimesele kaitseb oma kodu ja oma territooriumi ja ta on selline visa ja vastupidav, ega ta ikka naljalt alla ei anna. Kuid Trump ei saanud ju hakkama. Ta tahtis olla president edasi ja ta ei saanud hakkama. Seal on sinu ennustus. Aga et Trump sündis koera aastal ja on ilge kodukaitsja ja sa ütled seda, kus näitate 3. naist. Aga olgu, äkki perekond pole kodu jaoks tähtis. Kodu on, mida iganes ta kodu peab, mis iganes talle kallis on. Ja ta on visa ja vastupidev ja anna alla selle kaitsel. Näita mul ühte Ameerika presidenti, kes pole need 3 asja. Hillary sündis see aastal. Kas tema polnud visa ja vastupidav? Obama sündis Pühvli aastal. Kõik olid visad ja vastupidavad ning erinevalt Trumpist Obama isegi sai teisel korral presidendiks. Ja nagu Trump, Hillary protestis oma kaotuse üle päris palju.
Seega kõik, kes sünnivad koera aastal, sünnivad vaprate, visade ja kodukaitsvatena ja mitte kunagi ei anna alla. Erinevalt, ma ei tea, Konstantin Pätsist, kes muidu oli koera aastal sündinud. Või näiteks kõige suurem arfiks maailma ajaloos, Bruce Ismay, Titanicu omanik, kes maskeerus end naiseks, et päästepaati põgeneda. Või põhjaosariiki kindral George McKellen, kes kartis sõdimist nii palju, et keedus ründamast ja kelle ettevaatlikkust ära kasutati ja kelle sõttu mõttetult palju Põhja-armee sõdureid hukkus. Argpükse, laisku ja oma naha päästjaid sünnib iga aasta ja töökaid võitlejaid sammuti. Nende ja tuhandete näidete järgi on selge, et sa ei saa inimest nende sünniaasta järgi niimoodi iseloomustada. Aga ta tegi seda siin veel ühe korra. Kui me ka vaatasime, uurisime seda, et ega Hiinal endal on tulemas suhteliselt keeruline aasta selleks, et me peame alati vaatama ka nagu juhi kontekstis, et siin nagu kaks poolt, et kõigepealt Merkel, Euroliit, temal on endal isiklikus horoskoobis on sellised põrkumised sees ja see tähendab seda, et see pinge kandub üle kogu juhtimisse ja siis kogu Euroliitu, et samamoodi on president Xi'l Hiinas. Ja kuna temal isiklikus horoskoobis täpselt samamoodi on sellised põrkumised olemas, siis see on ka tema nagu selline väljakutse aasta, et kuidas ta sellega kõigega hakkama saab, selleks et rahunemine tema jaoks tuleb alles aasta hiljem, 21. aastal. Merkeli ja Xi horoskoobis on põrkumisi, mis tekitavad suurt draamat ja kogu Euroopa ja Hiina segi paiskavad. Või midagi sellist, suht raske oli aru saada. No, Merkel see aasta küll teemaks ei tulnud. Ja Xi kohta ma kahjuks ei tea. Aga ma ei peagi teadma, sest ta pole ainuke inimene, kes sündis aastal 1953. Vaatame, kuidas Illesel läheb. Täiesti rahulikult. Vaatame, kuidas Rannapil läheb. Veel rahulikumalt. Ei tundu mingit erilist tormi nende hinges või horoskoobis olevat. Jah, nad mõlemad kirjutavad Twitterisse, nagu inimesed, kes pole sündinud aastal 1953. Ma tean peast öelda 10 poliitikut ja tegelast, kellel polnud rahulik aasta ja kes polnud sündinud aastal 1953. See ennustus ei sobi mitte kui kuhugi. Kaja Kallasega on teema paraku selline, kas ta nüüd õpib ka väljenduma paremini ja õigemal hetkel. Et praegu ikkagi siiamaani on pigem tema kahjuks olnud just need, et liiga tormakad või liiga kiirustatud väljaütlemised või üldse sõnavõtud, et võib-olla peaks talle soovima sellist tasakaalukust ja vaoshoitust ja enne mõtle, kui ütled. Väga hea nõu, mida Martin Helmele anda. Mõtle natuke rohkem enne, kui ütled, väga hea nõu, mida Trumpile, väga hea nõu, mida Kaja Kallasele anda. Kanal 2 võtab selle osa niimoodi kokku. Ehk oleks opositsiooniliidri ettevõtmisi saatnud suurem edu, kui ta oleks hoolsamalt kuulanud enda kohta käivaid metallroti aasta nõuandeid Janno Seedrilt. Mitte keegi ei tohiks Janno juttu tõsiselt võtta. Ma annan ka Kaja Kallasele nõu. Kui õues sajab vihma, võta vihmavari kaasa. Pea nõu teiste inimestega enne, kui nende eest sõna võtad. Kui keegi tuleviku ennustamisest raha küsib, lihtsalt ära maksa talle. Miks mina oma saadet ei saa? Ma oskan sama hästi elementaarset ja universaalset nõu anda. See siin ei tõestanud mitte midagi. Viirus halvas ära kogu planeedi Maa. Nende jaoks, kes tunnevad Hiina kalendrit ja teavad, mis on metallrott, polnud see aga mingi erilisem üllatus. Tõesti, koroona polnud mitte mingi üllatus. See oli kõigile teada eelmine aasta. Neile, kes seda saadet vaatasid. Esimene video ma peaaegu 5 minutit selgitasin, kuidas see ikka natuke ei olnud. Kuidas see ikka natuke üllatas kõiki. Vaata, ajaliselt ei klappinud koroona selle tsükliga. Ja ta ei rääkinud mitte midagi viirusest, vaid mingist väikesest majanduskriisist, mida kartma ei pea. Nende kaadrite uuesti näitamine ei muuda seda. Ja viimase asjana räägib Hiina kalender. Armastuses on sel aastal paremad tuuled kui majanduses, et selles suhtes kõik hästi. Mul peaks olema kõigist armuasjades plaan või tegutsemiskava.
aga siia juurde tuleb ka kindlasti lisada seda, et sa pead alati olema valmis ka oma plaani korrigeerima ja mille alusel siis intuitsioon. Pärast seda juttu näidatigi Birgitta Hundi ja Sal Sallerit, kelle 16-aastane suhe siis katki läks, kuna nad olid vist liiga oma plaanis kinni. Armastuses polnud hea aasta. See oli sama halba aasta kui majanduses. Kanal 2 ise ütles, et Ameerikas suurenes lahutus 30% ning uut armastust on samuti koroona aastal raske leida. Ja see Hundi ja Sal Salleri näide, see ei tõesta midagi. Kanal 2 peaks reaalselt vabandama Sal Salleri ees selle idiootsuse pärast. Esimeses videos oli mul hinne 0.5. Ma seda skoori ei muuda, hoolimata Kanal 2 üpris haledast kaitsest. Kaardid ennustasid Trumpile väga head aastat. Kõik ta soovid pidid täituma ja raha pidi tal ka väga palju sisse tulema. Eelmises videos ma selgitasin, et päris nii see polnud. Rahaline väärtus tal kukkus ja kõige suurem soov see aasta saada uuesti presidendiks ei täitunud. Ning ma ka kahtlen, et ta soovis kõiki neid kriise oma valitsusaega. Kuid mõned kaadrid jäid esimesest saatest välja, nii et vaatame need kiiresti üle. Donald Trump on tegelikult väsinud. Ta võib arvata, et ta tahab veel ja tööd teha ja et tal on hirmsad sihid ees. Tegelikult ta sisimas on väsinud. Ta üldse ei tea, kas ta tahab tegelikult seda kõike. Aga ja tal tuleb ju aasta. Inimesed tegelikult armastavad teda ja päriselt armastavad ja ta saab seda tunda. Tähistab. Ning Kanal 2 meelest läks see kohe kõik täppi ja Kanal 2 tõestab seda kohe niimoodi. Ja seda armastust sai Trump tähistada täiel rinnal. Asi selles, et valimistel Joe Bidenile alla vanduma pidanud Trump osutus ameeriklaste seas veelgi populaarsemaks kui 4 aastat varem. Kui 2016. aastal hääletas tema poolt ligi 63 miljonit ameeriklast, siis 2020. aastal oli Trumpi poolehoidjaid 8 miljonit rohkem. Novembris toimunud presidendivalimistel hääletas Donald Trumpi poolt koguni 71 miljonit ameeriklast. Väga huvitav. Tema poolt hääletas tõesti 74 miljonit inimest. Ja tema vastu hääletas 81 miljonit inimest. Ja ta koges sellest mingit suurt armastust. Selles suhtes, et valimisaktiivsus oli Ameerikas suur, aga see on suurem olnud. Ameerika populatsioon see vastu on ajaloo suurim, 6% viimase 10 aastaga kasvanud. Ja ta pole kõige armastatum president Ameerikas, ta on oma armastuselt teine president. Ja kõige rohkem vastuhääli saanud president Ameerika ajaloos. Protsentuaalselt kaotas sa suurema numbriga kui võitis. 59 presidendi kandidaadist on 37 kaotanud suurema protsendiga ainult. Kogu see loogika, mis Kanal 2 püstitab, on imelik ja nii nagu... Ma ei oska kohe midagi öelda. Küsin parem niimoodi. See armastuse värk, miks me nagu ainult sellest räägime? Miks me ei räägi rahast ja ta soovidest? Usu mind, Trumpil on suva, kui palju teda armastatakse. Tal pole suva sellest, et ta on 500 miljardi jagu vaesem ja tal pole enam president varsti. See on nii imelik ja ei tõesta mitte kui midagi. Järgmisena vaadate, kuidas Uku suvistel läheb. Mingeid uusi kaadreid teises saates näidata polnud. See, mis ma eelmine video näitasin, oligi kõik. Uku vist läheb Eurovisioonile või ta panustab seda. Ja mingi sekeldus enne seda. Vaatame, mis Kanal 2 sellest kõigest arvas. Uku Suviste sai tõepoolest Eurovisioonile, kuid häda oli selles, et see paganam üritus jäi lihtsalt ära. Kirsti Timmeri tarokaardid ennustasid seda kõike ette. Kuulsite jah, veel üks keelevääratus. Sõna saama kõlas läbi. Vaatame, mis Timmer tegelikult ütles. Kas Uku läheb Eurovisioonile? Issand, isegi võib minna. Ja, ma panustan, et Uku läheb. Ta ei läinud kuhugi. Edasi siis sport. Seal oli päris palju kaadreid juures, nii et te peate päris pika jutu ära kuulama. Aga armastust on tuleb.
kurat, ma näen hoopis teisi asju ta kohta. Nurjat. Tema peab ennast väga hoidma, tal kuidagi see vigastus on mõjutanud teda psühholoogiliselt. Tal ei tule halb aasta, üldse ei tule halb aasta. Kas see nagu päris olümpiavõit tal siin või tuleb seda, tal on nagu, kuna siin on nagu mitmeid selliseid asju, kus ta päriselt särabki ja päriselt oma mingeid preemiarahasid saabki, siis tal on nagu suhteliselt turvaline kogu see tema aasta. Tarokaardid panid taaskord 100-ga täppi. 2020. aastal ületas Magnus Kirt uudiskünnise just 2 eelpool nimetatud teemaga. Esimeseks neist kiriklik suhe lätlasest kallima Lauraga. Suve alguses raputas kohalikku kollast meediat uudis sellest, kuidas Kirt oma kalli Laura sünnipäeva sotsiaalmeedias tähistas. Mees pühendas oma armastatule imearmsa pildi, mida vürtsitas tekst Happy birthday, babe. Ka preemiarahasid ja palun väga. 2020. aasta veebruaris valmis meie vapper odaviskaja MM-i hõbemedali ning teemanttiitliga üldvõidu eest riikliku spordipreemia. Preemia suuruseks oli maagilised 9600 eurot. Tegi Kirt 100. diili, lüües käed kodulinnast, kõrvast pärit globaalse haardega tervisetoodete valmistajaga Shaga Health. Alustame siis Laurast, sellest müstilisest uuest naisest, kelle ta see aasta leidi. Oot. Ju siis mitte see aasta. Vaadake, paarid, kes on kaugssuhtes, saadavadki üksteisele sünnipäevaks avalikke sõnumeid. See pole eriline, see pole nurjatu ja see pole midagi uut. See ei tõesta midagi. Rahad siis. Kuuleke korra uuesti. Kuna siin on nagu mitmeid selliseid asju, kus ta päriselt särabki ja päriselt oma mingeid preemiarahasid saabki. Ta sai 1 preemia. Siin räägiti meile mitmest. See preemia oli ka väga väike. Kui te arvate, et 9000 euroga saab sportlane sporti teha, siis te eksite. Kindel aastal kindlasti polnud, hoolimata tema äriplaanidest. Seega mitte mingeid lisapunkte teile selle eest. Ott Tänak võidab teise järjestikuse maailmameistritiitli. Teistmoodi ei saagi ju. Sellepärast, et ta ongi niivõrd kiire. Kui Hyundai peab vastu ja ei lagune, siis võita meie. Kuulsite jah? See neetud ekspert Marko Kaljuveer, kes kasutab oma vaistu ja teadmisi, et ennustada. Kas ta siis ei tea, et ainus moodus tuleviku näha on krüptiliselt rääkida mitmeti mõistetavat Jura Tänaku seljast? Marko ennustus oli, et kui auto katki ei lähe, siis Ott Tänak võidab, nagu Rally Estonial. Aga kui auto läheb katki, nagu juhtus Türgis, siis ta ei võida. Siiamaani on Marko kõige täpsem selgeltnägija siin. Kuid Marko pole mul kirbul ja Marko ei lollita inimesi. Põhjus, miks temast räägin, on sellepärast, et Kanal 2 rääkis temast. Teda võrreldi ausalt ja filtrita meie selgeltnägijatega. Vaatame, mis siis kaardid ütlesid Oti kohta. Ja jällegi rääkisid kaardid tõtt. Nii, Ott Tänak. Ta läheb ju sinna teise tiimi, on ju. Ott Tänak kuulab väga oma naist. Jumal tänatud. Tal on metsik tööaasta. Tal on metsik selline aasta, kus ta hästi palju sõltub, isegi mitte ei sõltu nagu temast, vaid sõltub mingitest rahapanustest. Tal on tohutult läbirääkimisi. Ma ütleks, et see aasta, kuidagi see aasta esimene pool või see algus tal võib-olla ei olegi nii hea. Ja see on natuke kuidagi mingitest, nagu mingid piirid ees tal. Nagu midagi seda, mida tahab, ta ei saa, aga ta paneb ikka hullu. Ta peab hästi oma selja tagust vaatama. Mis lepinguid ja kellega ta sõlmib. Ja oma selga hoidku ka. Aga mina ei tea, ma ei näe, et see aasta tal oleks nii hea nagu see mis oli. Siin kuidagi see tiim, kus ta on, siin tehakse mingid valed otsused, see ei sõltu üldse Otist. Siin tuli palju uut informatsiooni, peaaegu 2 minuti jagu lisaennustusi ja ma saan väga hästi aru, miks selline ebakindel häma esimesest videost välja jäeti. Kuid kui täpne see oli? Tänakul oli 7 rallit see aasta, umbes poole vähem kui tavaliselt, et metsik tööaasta see küll polnud. Nendest 7 rallist vedas autode alt Türgis ja Monte Carlos. Kuid vaatame tõele näkku, väga paljud autod läksid katki nendel rallidel.
kui niimoodi vaadata, siis on tal Hyundai'ga täpselt sama palju probleeme kui Toyotaga. Mingit vale otsust siin ma küll ei näe ja need rallid ei jäänud meeskonna pärast ära, vaid koroona pärast. Kas aasta esimene pool oli halb? No jaanuaris olid ühel rallil, mis ei läinud hästi, aga ta vähemalt sõitis. Siis tuli paus Rally Estoniani ja detsembris tulid ka mõned sõidud, seega aasta algus ja lõpp olid pigem nagu toredad. Kas eelmine aasta oli parem? Jah, oli tõesti. Kuid see ebakindlus, millega seda ütlesid, paneb mõtlema. 50% võimalust, et sa valid õige. Peaks nagu lihtne asi olema, millele pihta panna. Ning mingi välisraha suurt mõju, mul pole õrna aimu, mida see võib tähendada. Kanal 2 siin osas ka välja ei aidanud. Mitte mingit selgitust peale nende algsete kaadrite ja jutu, et ekspertidest oldi täpsemad. Seda ei saa öelda, eriti kui kaardid ei pannud ju täppi. Ja nüüd Jüri Ratas. Nagu me eelmisest videost mäletame, pidi ta end koduselt tundma, kuid suvel võeti talt mingid võimalused ära. Kuid ta pidavat võimul jääma. Selles saates jäeti mingil põhjusel enamus sellest jutust välja ja lisati see osa. Aga ta on töökas mees. Jüri Ratas peaks kuulama naisi. See, kui töökas ta on, pole suurem asi ennustus. See, et ta naisi kuulma peab, pole suurem asi nõu. Mida see kõik tõestab? Kanal 2 lihtsalt lasi need kaadrid ja ei mingit selgitust. Mis veel hullem, Kanal 2 ei maininud mitte midagi sellest keeramisest, võimaluste kaotusest ja kõigist teistest hullapulladest, mis ma eelmine video pidin uurima. Kanal 2 jättis ka siin mainimata päris palju asju. Kus on eelmise aasta ennustused, et sünnib palju lapsi ja palju abielusid? See oli mul lemmik ennustus, kuna seda oli nii lihtne kontrollida ja see läks täiesti puusse tal. Et siis ilma filtrita vaade, jah? Minu hinne ei muutu. Selles saates horoskoobist ei räägita, mis on hea, kuna see video on juba pikem kui nende saade. Eda Pauks on ennustus eelmises saates, et poliitika tuleb sarnane eelmisele aastale. Et suvel tuleb mingi vingerdus ja selgub mingi saladus, arvatavasti kalatööstusega. Selles saates keskenduti vaid ühele neist, sellele saladusele. Mitte midagi siin ei lisatud, näeti samu kaadreid ja isegi tunnistati, et kalatööstusega see seotud ei olnud, vaid oli seotud Estoniaga. Kanal 2 lihtsalt armastab näidata inimkannatusi. Saladuse jutule lisati 2 kaadrit ja uudislõik ja mitte mingeid kommentaare. Mis saladus see siis oli? Kanal 2 ei saa sellele vastata, kuna saladust pole, kuna ta ei tea seda, kuna infot pole, kuna uurimist pole veel tehtud. Auk ei ole veel mitte mingi saladus, see on lihtsalt auk ja nii lihtne see ongi. Ootamatu koht see ka polnud, nagu ma eelmises videos rääkisin. Ja rohkem selles saates ei räägitudki. Suve ennustused ja kõik see muu häma. Kui filtrit polnud, siis oli äkki hoopis sõel, kuhu suurem saastja peale ja väiksemat ma praegu pean sööma. Minu hine jääb -1. Sellised siis olidki ennustused aastaks 2020. Midagi ei ole öelda. Tabamusprotsent oli äärmiselt kõrge. Tabamusprotsent oli äärmiselt kõrge. Tabamusprotsent oli äärmiselt kõrge. Tabamusprotsent oli äärmiselt kõrge. Mida? Tabamusprotsent oli ju kõrge. Las ma korjan oma lõua maast üles. Selles saates lõhetööstuse lõigus mainis Kanal 2 pealtnägijat ja kuidas nad vabandasid, nende uudislõik nii hukkamõistev oli. Mis te ütlesitegi? Pealtnägija on ettevõtte ees juba moka otsast vabandanud. Uuriva ajakirjanduse lipulaev raputas endale tuhka pähe. ETV on palju asju, kuid üks asi, mis nad pole, on täiuslikud. Jah, seal olevad inimesed on kallutatud ja see lööb kohati välja. Jah, jäetakse rääkimata uudiseid, mis neile või riigile ei meeldi. Jah, kohati on natuke igav, kuid ETV ei kohtlema vaatajaid nagu lolle. Ei valeta neile nii labaselt. Ei ole ise nii lollid, et valetada nii halvasti.
häbi. Lihtsalt häbi. Ilma filtrita ja avameelne. Mul on piinlik ja see on hea, kuna teil ilmselgelt pole. Valetamine, analüüs, mille järeldused on nii halvad, nagu lame maakal ja näidete valimine. Oi jah, see saade oli mõttetu ajaraisk ja see video on selle tõttu ka. Aga vähemalt ei jää teile viimane sõna. Minu kannatused pole veel läbi. TV3 on veel läbi vaatamata. Järgmise videoni.